Salaed, 7. osa, võti. 2 päeva hiljem, kui Meeri hommikul silmad avas, tõusis ta voodis kohe istukile ning hüüdis Martale. Vaata nõmme! Vaata nõmme! Vihm ja torm olid lakanud ning tuul oli öösel halli udu ja pilved minema kihutanud. Ka tuul ise oli vaikinud ja särav, sügav sinine taevas võlvus kõrgel üle nõmme. Meeri polnud nii sinist taevast kunagi uneski näinud. Indias oli taevas alati palav ja lõõskav. See siin oli aga jahedalt sügav sinine ning näis sätendavat peaaegu nagu mõne kena põhjatu järve veed. Siin ja seal, kõrgel sinivõlvil, sõutsid väikesed pilved nagu lumivalged udusuled. Ääretu nõmm ise paistis nüüd pehmelt sinavana endise sünge sinakas musta või koleda tumeda halli asemel. Jah, sõnas Marta lõbusalt naeratades. Torm on väheks ajaks üle. Sel aastaajal sünnib see ikka nii. Ühel ööl on torm vaikinud, nagu poleks seda kunagi olnud ja nagu ei kavatseks ta kunagi tagasi tulla. See on sellepärast, et kevad on tulemas. Ta on praegu veel kaugel, kuid ta tuleb. Arvasin, et Inglismaal sajab alati ja on nii pime, ütles Meeri. Ei, vastas Marta, kükitades oma poleerimisharjade vahel. Seokest asja põle. Mis see tähendab? Küsis Meeri tõsiselt. Indias rääkisid pärismaalased mitmesuguseid murdeid, millest ainult vähesed aru said. Seepärast ta imestanud, kui Marta kasutas sõnu, mida ta ei tundnud. Marta naeris nagu esimesel hommikul. Seal see on, ütles ta. Rääkisin jälle laia Yorkshire'i murret, kuna proua Medlock ometi ütles, et ma ei tohiks seda kõnelda. Seokest asja põle tähendab, niisugust asja pole, lisas ta pikkamisi ja hoolikalt. Kuid selle ütlemiseks kulub palju aega. Yorkshire on kõige päikesepaistelisem koht maakeral, kui on päiksepaisteline ilm. Ja ütlesin sulle, et küllap sulle hakkab nõmm varsti meeldima. Oota ainult, kui näed õitsemas kuldseõielisi leedpõõseid, kanarpikku, kõiki neid sinavaid kellukesi ja kui liblikad lendlevad, mesilased sumisevad ja lõokesed tõusevad üles õhku ning laulavad. Sa tahad siis sinna minna juba päikese tõusul ja olla sääl terve päeva. No nagu teeb ikka on. Kas ma küll kunagi pääsen sinna, küsis Meeri, vaadates igatsevalt läbi akna eemal sinavale nõmmele. See paistis nii huvitav ja suur ning oli oma taevalikus sinas nii imeilus. Ma ei tea, vastas Marta. Mulle näib, et sa ei ole sündimisest saadik oma jalgu kasutanud. Sa ei suudaks käia 5 miiligi. Meie majakeseni on 5 miili. Tahaksin hea meelega näha teie majakest. Marta silmitses teda hetke uudishimulikult, võttis siis oma poleerimisharja ja hakkas jälle kaminavõret hõõruma. Ta mõtles, et see väike inetu nägu ei näi praegu sugugi nii tige kui esimesel hommikul, mil ta tüdrukut nägi. Umbes sarnane nägu oli väikesel Susanannil, kui ta midagi väga tahtis. Ma räägin selle üle oma emaga, vastas ta. Tema on üks neid, kes leiavad alati väljapääsu. Täna on minu kord välja minna ja ma lähen koju. Ma olen rõõmus. Proua Medlock peab suurt lugu mu emast. Ema võiks ehk temaga rääkida. Mulle meeldib su ema, ütles Meeri. Seda ma usun, et ta sulle meeldib, möönis Marta jätkates poleerimist. Ma ei ole teda mitte kunagi näinud, ütles Meeri. Ei, muidugi mitte, vastas Marta. Ta tõusis jälle kükakile ja hõõrus käeseljaga nina otsa, nagu oleks ta hetke kahe vahel, lõpetas aga siis otsustavalt. Noh, ta on niivõrd arukas tööarmastaja, healoomuline ja puhas, et ta paratamatult meeldib kõigile, ükskõik kas teda on nähtud või mitte. Kui ma lähen koju tema juurde oma vabal päeval, ma otse hüppan rõõmust minnes üle nõmme. Mulle meeldib ka Dickon, lisas Meeri, kuigi ma pole tedagi kunagi näinud. Noh, ütles Marta kindlalt. Olen sulle öelnud, et isegi linnud, jänesed, metslambad, ponid ja rebased armastavad teda. Ma tahaksin teada,
lisas ta, vaadates mõtlikult Meerile otsa. Mida Tikku on sinust arvaks? Ta ei armastaks mind, vastas Meeri oma puisel külmal toonil. Keegi ei armasta mind. Marta näis jälle mõtlik. Kuidas sa ise endale meeldid? Päris ta, nagu oleks tal suur huvi seda teada saada. Meeri kõhkles hetke ja mõtles järele. Sugugi mitte. Tõepoolest, vastas ta. Ma pole kunagi varem selle üle mõelnud. Marta naeratas pisut, nagu oleks talle meenunud midagi kodust. Ema küsis mult seda kohe, ütles ta. Ta pesi pesu ning mina olin halvast öös ja rääkisin inimestest halba. Siis pööras ta minu poole ja ütles, sina noor kiusupunn, sina. Sääl sa seisad ja ütled, et sulle ei meeldi see ja sulle ei meeldi teine. Kuidas sa siis ise endale meeldid? See pani mind naerma ja muutis mu kohe mõistlikuks. Ta lahkus rõõmsast tujus, niipea kui oli andnud Meerile hommikuöine. Sai ta ju minna 5 miili üle Nõmme oma majakese juurde, aidata ema pesemisel ja küpsetamisel ning ta lõbu oli täielik. Meeri tundis ennast üksildasemana kui kunagi enne, teades, et Martat pole enam majas. Ta läks kiiresti välja aeda ning jooksis kõigepealt 10 korda ümber purskkaevuga lilleaia. Ta luges hoolikalt kordi ja kui ta oli viimase ringi lõpetanud, tundis ta, et tuju on parem. Päikesepaiste muutis kogu ümbruse teistsuguseks. Kõrge, sügav sinine taevas võlvus Misselthwaite'i kohal, samuti nagu Nõmme kohal. Ja Meeri vaatas ülespoole, püüdes kujutleda, milline tunne küll oleks lebada väikesel lumivalgel pilvel ja ringi sõuda. Ta läks esimesse köögiviljaaeda ja leidis seal Ben Weatherstaffi 2 teise aednikuga töötamas. Ilmamuutus oli vanamehele nähtavasti hästi mõjunud, sest ta kõnetas Meerit esimesena. Kevad tuleb, ütles ta. Kas sa ei tunne seda õhus? Meeri nuusutas ja arvas, et tunneb. Haistan midagi kena, värsket ja niisket, vastas ta. See on hää rammus muld, ütles Ben Weatherstaff, jätkates kaevamist. Maa on hääst tujus ja valmis taimi kasvatama. Ta on rõõmus, kui tuleb istutamise aeg ja ta on kurb talvel, kui tal ei ole midagi teha. Lilleaedades liigutavad taimed juba allpimedas. Päike soojendab neid. Sa võid juba varsti näha, kui rohelised idud pistavad oma päekesed välja mustast mullast. Mis need on? Küsis Meeri. Krookused, lumikellukesed ja nartsissid. Kas sa ei ole neid kunagi näinud? Ei. Indias on pärast vihma kõik palav, märg ja roheline, vastas Meeri. Arvasin, et taimed kasvavad 1 ööga suureks. No, need siin ei kasva 1 ööga, ütles Weatherstaff. Pead neid veel ootama. Ühel päeval nad sirguvad veidi pikemaks, teisel päeval ajavad välja uue võsu, siis löövad lahti 1 lehekese, siis teise. Pane neid tähele. Tahan seda teha, vastas Meeri. Varsti seejärel kuulis ta pehmeid sahisevaid tiivalööke ning teadis otse kohe, et Leevike on jälle sinna tulnud. Linnuk oli väga julge ja elav, hüppas nii ligidal Meeri jalgade juures ja vaatas nii kelmikalt talle otsa. Pea ühel küljel Meeri Ben Weatherstaffilt küsis. Kas sa arvad, et ta mäletab mind? Mäletab sind, ütles Weatherstaff halvaks panevalt. Ta tunneb iga kapsa juurikat aias. Mis siis veel inimestest rääkida? Ta ei ole kunagi varem siin väikest tüdrukut näinud ja tahab nüüd sinu kohta kõike välja uurida. Sellest pole vähimatki kasu, kui püüad tema eest midagi varjata. Kas taimed liigatavad pimedas mullapõues ka selles aias, kus tema elab? Millises aias? Uurises Weatherstaff, muutudes jälle tigedaks. Seal, kus on vanad roosipuud. Kas seal on kõik lilled surnud või ärkavad mõned neist suvel veel ellu? Ei suutnud ta küsimata jätta, sest see huvitas teda väga. Küsi temalt, vastas Ben Weatherstaff, osutades õlaga Leevikesele. Tema on ainukene, kes teab. Keegi teine pole selle aia sisemust 10 aasta jooksul näinud. 10 aastat. On pikk aeg, mõtles Meeri.
tema oli 10 aastas sündinud. Pikkamisi ja mõtteis kõndis ta minema. Ta oli hakanud armastama seda aeda, nagu oli hakanud armastama seda Leevikest, Dickonit ja Marta ema. Ta oli hakanud armastama ka Martat. See tähendas kiindumist õige mitmesse inimesse, kellelegi, kes pole harjunud armastama. Meeri mõtles ka Leevikesest nagu inimesest. Ta jalutas aiast välja pika luuderohuga kaetud müüri taha, mille üle võis näha puulatvu, ja kui ta oli paar korda edasi-tagasi kõndinud, elas ta läbi kõige huvitavama ja erutavama juhtumise oma elus. Ning seda kõike Ben Woodestaffi Leevikese tõttu. Ta kuulis siristamist ja sädistamist ning vasakule tühjale lillepeenrale vaadates nägi Leevikest, kes hüples ringi ja nokitses mullas, nagu tahaks näidata, et ta pole Meerile järgnenud. Kuid Meeri teadis, et lind on teda jälginud ning see üllatus pani ta rõõmu pärast värisema. Sa mäletad mind, hüüdis ta. Sa mäletad. Sa oled kõige kaunim olend maailmas. Ta sädistas, jutustas ja meelitas ning Leevike kargles, lehvitas saba ja siristas vastu. Paistis nagu kõneleks ta. Ta punane vest läikis atlassina ning ta ajas oma tillukese rinna ette ja näis nii peen, suursugune ja kaunis, nagu tahaks ta Meerile näidata, kui tähtis ja inimese sarnane üks Leevike võib olla. Preili Meeri unustas täiesti, et ta on kunagi oma elus olnud jonniveri, kui lind lubas endale läheneda ning Meeri kummardus alla, püüdes Leevikese moodi häälitseda. Mõelda ainult, et linnuke laseb teda endale nii lähedale. Ta teab, et Meeri mingi hinna eest ei tõsta kätt tema vastu ega ehmata teda mingil viisil. Ta teab seda, sest ta on tõeline isiksus. Ainult kaunim kui keegi teine isiksus maailmas. Meeri oli nii õnnelik, et julges vaevalt hingata. Lillepeenar ei olnud päris paljas. Seal polnud lilli, sest eelmise aasta kasvud olid talveks ära lõigatud, kuid peenra taga kasvasid kõrged ja madalad puhmad ning Meeri nägi, et Leevike hüppas nende all värskelt üles saetud mullakuhilale, et otsida ussikest. Mulla oli üles kraapinud koer, kes mutti otsides oli kaevanud üsna sügava augu. Meeri vaatles auku ilma, et oleks õieti teadnud, millest see oli tekkinud. Vaadates märkas ta midagi, mis oli värskelt üles kaevatud mullaga peaaegu üleni kaetud. See näis roostetanud rauast või vasest rõngana ja kui lind lendas lähedale puu otsa, sirutas Meeri käe välja ja tõstis rõnga üles. See oli siiski rohkem kui rõngas. See oli vana võti, mis paistis olevat kunagi ammu maha maetud. Preili Meeri tõusis püsti ja vaatles peaaegu hirmunud näoga võtit, mis rippus ta sõrme otsas. Võib-olla on see maetud 10 aasta eest. Võib-olla on see tolle aia võti, sõnas ta sosinal.